Tere! Kitarrikodu kanalil on saanud täis 500 tellijat. Kui ma selle kanaliga mitu aastat tagasi alustasin, siis ma mõtlesin, et vaatame, kuidas läheb. Praegu tundub, et täitsa on läinud. Selle jaoks, et üks hea video teha, selle jaoks tuleb ju kõik asjad enne valmis seada. Ja muidugi harjutama peaks ka. Et mida vähem ma harjutanud olen, seda kauem videoga läheb. Sellepärast pean uuesti proovima. Aga kui mõni asi on selgeks harjutatud juba, siis ei lähe selle video tegemisega üldse kaua. Tore on näha, et on ikka inimesi küll Eestis, kellele see kitarrimängu värk meeldib, kes vaatavad õppevideoid, minu seadete videoid ja mis iganes videoid mul veel on, et suur tänu. Kui keegi vaatab, eks mul tekib rohkem viitsimist ja tahtmist uusi lahedaid videoid ka teha ja uusi kitarriseadeid ja suur tänu. Eriti suur tänu kõigile Kitarrikodu Patreoni sõpradele. Neid on praegu täpselt 9 head sõpra ja iga Patreoni sõbra eest olen super tänulik. Aitäh! Kõige pikemat aega on Kitarrikodu Patreoni sõber olnud Marti, kes on juba aasta ja 2 kuud Kitarrikodu tegemisi toetanud. Suur tänu sulle, Marti! Ja praegu on veel teised sõbrad. Meil on Tanel, Egle, Astrogeenius, Ain, Anneli, Ronex, Matis ja Tom, kes meie kõige uuem sõber. Suur tänu teile kõigile. Et samamoodi see on selline pisike toetus, mis jälle tekitab selle tunde, ma tahaks veel teha. Veel mingeid lahedaid seadeid, kitarrilugusid, lahedaid videoid, uusi kasulikke asju nendele, kes Kitarrikodu Patreoni lehelt seadeid ja muid kasulikke asju tahavad saada, et suur tänu. Sellise tähtpäeva puhul ma mõtlesin, et ma näitan teile, kuidas mul see videote tegemine üldse käib. Räägin paari saladust ka, mida võib-olla mõnes videos ei märkagi, et see seal on. Ja vaatame, mis siit välja tuleb. Head vaatamist! No nii, täitsa mitu videot sai tehtud. 2 võiks kindlasti saada, äkki tuli kõik 3 välja, mis ma täna ette võtsin. On üks tore kitarrikanal nimega Classical Guitar Shed, mida juhib üks tore onu, kellest mina sain ka inspiratsiooni, et seda kanalit üldse teha. Ma kunagi kirjutasin talle. Ma ei mäleta, mis selle kirja sisu oli, aga et midagi sellist, et tundud nagu tore inimene, et kas sa oskad mulle juhtnööre anda, et mida teha ja kuidas alustada ja nii. Ja kirjutasin võib-olla 5-10 lauset talle mingisuguse meili või kuskil mingi kontaktivorm oli seal igatahes ja siis mõtlesin, et saan mingit näpunäidet või midagi. Aga tegelikult oli see, et ta filmis mulle isikliku video, mingisugune 7 minutit pikk vist oli, kus ta rääkis sellist motivatsiooni juttu tegelikult. Rääkis, et hakka pihta, et see on väga lahe mõte, mis sa tahad nagu teha. Aga jaa, hakka pihta, pole vahet, kui hästi see välja tuleb alguses, lihtsalt võta see kaamera, pane käima, hakka filmima, räägi midagi. Et mis sa seal täpsemalt teed, küll see tuleb ajapikku, et ta ei pea perfektne olema. Ja just see oligi see, et ei pea perfektne olema. Ja kui aus olla, siis ma ei hakanud kohe kanaliga pihta. Mul oli põhimõtteliselt telefoni ja statiiv ja mõtlesin, et nüüd ma hakkan videoid tegema, hakkan inglise keeles mingit tarka juttu rääkima. Aga siis ma mõtlesin, et inglise keeles kõik see tark info on olemas tegelikult. Või suurem osa sellest. Et kuidas ma siis eristun või miks keegi peaks üldse mind vaatama. Ja siis ma mõtlesin, aga miks mitte? Mina teen äkki eesti keeles. Teen eesti keeles Eesti inimestele, sest paljud väikesed. Nad ei pruugi nii hästi veel inglise keelt osata. Nad võib-olla ei oska õigeid asju otsida YouTube'ist, kui nad tahavad näiteks oma kitarrimängu paremaks saada. Aga eesti keeles oskad ikka otsida. Seega hakkasin tegema videoid.
üks mõte oli veel, miks ma tegin täitsa alguse osa videod. On paljud sellised, kus ma seletan mingit harjutust või asja, mida ma kõigile oma õpilastele räägin. Ja siis ma otsustasingi, aga miks ma kogu aeg uuesti ja uuesti täpselt sama asja pean seletama. Mõtlesin, et teen siis video. Saadan video alguses ja siis on see, et õpilased vaatavad video ära, proovivad ise ja tulevad tundi ja siis vaatame koos, et kas on veel midagi, mis jäi ebaselgeks. Ja miks mitte jagada seda ka teiste inimestega. Need looseaded, millest ma videoid üles panen. Ilmselt olete juba märganud, et need kõik on Eesti lugudest või siis nii-öelda eesti keeles populaarsetest coveritest tehtud, sellepärast et osad asjad on tegelikult originaalid mingisuguses muus keeles olnud. Kas või see Viimse Ratsu video, et Viimne Ratsu ei ole see originaallugu, vaid tegelikult on mingisugune muu bänd, kes on selle loo tegelikult teinud. Midagi võiks välja ka jagada. Mul on näiteks kitarri häälestajaid, 2 tükki võiks panna jagamisele ja ka seinakonkse, nagu mul siin seina peal on. Nüüd on mul olnud, ütleks, et mingi 6 aastat vähemalt terve aja ilusti püsinud. Olen riputanud tavalist kitarri, suurt kitarri, elektrikitarri, kõik on seal ilusti rippunud. Viiulit saab riputada, ukuleelet saab riputada. Iseennast võib-olla ära riputa, aga pille võib riputada. Ja neid panen ka 2 tükki loosi. Ehk siis kirjuta video kommentaari üks lugu, Eesti lugu, mis sinu arvates võiks kitarril hästi kõlada ja kõik, kes on kommenteerinud mai lõpuks, nende vahel jagan siis välja häälestaja, kitarri seinakonks ja ma mõtlen midagi eriti head veel välja, mida veel saaks. Ehk siis 5 inimest võiks saada mingisuguse toreda üllatuse, mis ma siis üle annan. Head harjutamist ja näeme juba järgmistes videotes. Tšau! No nii. Nüüd on üks number 17, mis tahab saada ilusaks videoks valmis. Nii. Nüüd ma hakkan tegema Black Velveti 17 videot valmis ja alguses on vaja teha valmis hea audio, mis ma oma toredate mikrofonidega salvestasin. Audacity's, mida ma teen? Ma võtan ära kõik häirivad helid, ehk siis kui on mingi põrin video taustaks, et siis selle ma tavaliselt teen siin Audacity's ja pisut valjemaks ka mõnikord teen siin juba ära ja siis teises programmis teen ülejäänud töötluse. No nii, ja nüüd mul on lõplik fail olemas. Ja mida ma nüüd teen, on see, et tõstan selle valmis audio oma programmi. Ja nüüd on vaja see teha, et viia need kohakuti, kaotada vana audio ära ja siis hakkamegi lõikama seda videot valmis. Hunnik kraami, vaatan, siin on 10 minuti jagu teksti ja mida ma nüüd teen, on see, et ma hakkan lõikama siit kokku seda videot. Ja tegelikult saladus on nüüd see, peaaegu kõik videod mul on sellised, kus ma tegelikult ei mängi tervet lugu järjest, vaid ma lõikan kokku selle kraami ja siis sätin niimoodi õigesti, et tunduks nagu ma mängiks kõik järjest. Mida ma nüüd teen, mul tihtipeale jääb kaadrisse tegelikult see lindistamistarvikute hunnik ka, aga ma tavaliselt siis suurem osa neist võtan välja, siin on natuke sirgemaks sättida. No sellesse videos täpselt vist mahub niimoodi, et midagi ei jää peale ja tõstame siis siia poole ka ja jääbki selline ilus puhas. Ja siit juba läks midagi veits. Ma jätan selle alguse igaks juhuks alles ja vaatan, kas mul on seda vaja kasutada, sest see algus oli nagu okei. Kõik, mida ma ei vaja, lõikan ära, kaotan ära, pärast lõikan ilusa asja kokku siit. No nii, ja ongi valmis saanud.
vaatame kohe. 4 minutit 20, tõesti nii pikk sai, huvitav. Aga see vist ongi nii pikk lugu. No vot, lõikamisi on palju, kus mul on mingisugune jupp valesti läinud, mis iganes. Ja mõnes kohas on näha, et tegelikult ma olen lihtsalt vahetanud välja selle helifaili jupi, kus mul on plärisenud midagi halvasti või miski on koledalt tulnud. Ongi see, et ma videot filmides lähen mõnikord nagu üle nendest kohtadest, mis hästi ei kõla ja siis pärast parandan. Ehk siis tõstan kuskilt, kus mul seesama koht oli puhtalt välja, võtsin sealt audio ja panin siis sellesse kohta. Näiteks siin lõpuosas terve see oli nii halvasti, et ma võtsin eelmisest kohast, kus see oli. Jah, ja alati püüan võimalikult niimoodi teha, et keegi aru ei saaks, et ma olen midagi kokku lõiganud. Ja siis praegu on siis mis tegemata veel see, et ma sätiksin neid erinevaid siis kohti, kuidas ma teen. Näiteks vaatan. Okei, seda ei tee. Aga jah, ega palju polegi jäänud ja siis on juba video valmis.